austatud härra prorektor, hea ülikooli pere, kallis EÜS-i pere, kallid Eesti lipu austajad. Me oleme kogunenud siia, sellesse auväärsesse ja paljunenud saali täna väga erilise tundega ja väga erilise põhjusega. Et üheskoos pühitseda sünnipäeva, mis liidab kogu Eesti rahvast. Me pühitseme oma lipu 125 aasta juubelit. Me kõik vajame mingit paleust, mis särava tähena köidaks meie pilku ja suunaks meie samme. Luuletaja Hando Runnel on kirjutanud, et kõige nähtavamalt tuntakse aadet lipu kujul. Lippu pühitsetakse, lipu all antakse vanne, lippu ei lasta langeda, teda kaitstakse langemise eest elu hinnaga. Esimene ellujääja võtab langenu käest lipu ja elab ja hoiab edasi. Lipp on raske, aade on raskemgi veel. See, mis tundub täna enesestmõistetav, oli kunagi kättesaamatu unistus. Nii oli see 127 aastat tagasi, kui toonased Eesti soost üliõpilased siin selles templis unistasid oma värvide sinise, musta ja valge vabast avalikust kasutamisest. Meie värvikolmik tuli siia ilma läbi alanduse ja võitluse. Teedrajav vahejuhtum 1882. aasta suurel reedel toonase Viroonia esimehe Aleksander Mõttusega on kõnekas, aga tänastele eestlastele vähe tuntud. Me võiksime tänavasillutisel märkida ära koha Rüütli tänavas nüüdse Treffneri gümnaasiumi ja kunagise postkontori vahel, kus saksa pursid peatasid noorte haritud eestlaste esimehe. Kiskusid tal sinimustvalge mütsi peast, viisid selle oma konvendiruumidesse ja tallasid seal tseremoniaalselt jalge alla. Kas seda konvendiruumigi oleks ehk võimalik mingil viisil märgistada praegustele ja tulevastele põlvedele teadmiseks ja hoiatuseks? Täna on meil sobiv küsida, kas 127 aasta tagune vahejuhtum oli sõnum sinimustvalge värvikolmiku nõrkusest või tugevusest? Arvan, et meie värvid ilmutasid toona oma jõudu. Nad olid erakordselt võimas väljakutse tulevikku, mis jõudis kulminatsiooni 37 aastat hiljem ehk tänasest 90 aastat tagasi Võnnu lähistel Landresveri sõjas, kus teatavasti vange ei võetud. Head sünnipäevalised! Milles on sinimustvalge lipu kõige suurem tähendus tänases päevas? See lipp on paleus, ühendav jõud, korralekutsuja, kui hakkame rahvana liikohtlikult laiali pudenema, igaüks ise suunda kiskuma. Meil on ju kombeks tunda suurt huvi, mille poolest me üksteisest erineme. See on iseenesest väga loomulik, sest erilisuses avaldub ju meie isikupära. Aga kui me aina liigume oma erimeelsuse teostamisel lõpmatuse suunas, avastame ühel hetkel, et tagasiteed enam ei ole. Pole tagasiteed üksteise juurde. Siin olgu sinimustvalge lipp meile hoiatajaks, manitsejaks, äratajaks. Meie lipp juurdub seda sügavamalt meie südames, mida paremini me teda tunneme, mida üksikasjalikumalt oskame jutustada oma lipu lugu. Alates mälestusväärsest 29. septembrist 1881. Kas me ei peaks väärikalt tähistama ka selle Viroonia asutamise koosoleku toimumise paiga Tähtveremäe veerul Jakobi tänavas, kus sinine, must ja valge värv
meie jaoks välja valiti. Olgu meie tänane pidulik koosolek üheks kindlaks sammuks sinimustvalge lipu kulgemise teel kauge tuleviku poole. Ma tahaksin Eesti Lipuseltsi nimel väga tänada kõiki, kes selle kontsertaktuse teoks saamisele kaasa on aidanud ja kohe-kohe kaasa aitavad. Väga suur tänu Tartu Ülikoolile ja selle juhtidele, härra rektorile ja siin viibimale prorektor Kristjan Hallerile. Südamlik tänu kõikidele ettekandjatele, iseäranis aga meie tänasele peakõnele Tõnis Mägile, kes pisut enam kui aasta tagasi lõi muusikalise pidulikkuse siinsamas saalis ka Tartu muinsuskaitsepäevade 20. aastapäevale. Need päevad mäletatavasti toid sinimustvalged lipud tagasi Eesti argiellu. Ma tahaksin väga tänada ka Eesti Üliõpilaste Seltsi, eriliselt südamlik tänu kogu Eesti lipu juubeli toimkonnale eesotsas väsimatu Toomas Kihoga. Meie lipp on meie vabaduse tunnistus. Vabaduse vajadus aga ei ole tõestatav, see ei vaja tõestust. Vabadus on auküsimus. Palju õnne Eesti lipu suurel sünnipäeval. Lehvigu see lipp kaua üle maa, üle nimi on Eesti. Ma tänan. Väga lugupeetud linnapea, austatud pidupäevalised, daamid ja härrad. Täna tervitame meile nii armast ja püha 125-aastast sinimustvalget rahvuslippu. Me teeme seda riigi ühes pühaimas paigas, Rahvusülikooli aulas. See kooslus on lipu ajaloo jooksul olnud sügav ja läbi põimunud. Sündis ju sinimustvalge värvikombinatsioon ja selle idee siinsamas, nagu eelkõneleja ütles, 1881. aasta 29. septembril ülikooli Veroonia osakonna asutamiskoosolekul. Ja ka oli ülikoolist pärit usuteaduskonnast see ajalooline, legendaarne Aleksander Mõttus, kes trikoloori välja tõi trikolooris mütsis Tartu linnas voorimehe peal läbi linna sõitis ja keda Saksa korporandid pärast seda mõnitsid. Ja loomulikult kõik need sündmused täna, eile ja homme 125 aastat tagasi Eesti Üliõpilasseltsi väljasõiduistungil Otepääl, kus lipp pühitsetud sai. Aga kindlasti ka okupatsioonitalve järgne trikoloori taasärkamine 1988. aasta aprillis Tartus toimunud Eesti Muinsuskaitseseltsi 5. kokkutulekul. Meie rahvusvärvid tekkisid avalikkuse ette ajal, mil rahvas julgemalt oma kultuurist, oma ajaloost hakkas rääkima ja oma iseolemist ja isetegemist ausse tõstma hakkas. Umbes 10-aastase poisikesena leidsin ma ema talismanide karbist kunagi märkide kogu. Märkide kogu, millest 2 märgil, laulupeo ja ülikooli juubelimärgil, oli sinimustvalge lint küljes. See lint meeldis mulle väga. Selleks ajaks omasin ma ka mingit ähmast aimu selle värvikombinatsiooni tähendusest. Siiski küsisin ma emalt, miks ainult 2 märgil selline kena pael küljes on. Ema toonane vastus kõmab mul tänini kõrvus. Kui saad suuremaks, siis saad aru, kui tähtsad on meie rahva jaoks laulupidu ja ülikool. Sinimustvalge ühendab rahvast
ülistab aateid, on olnud meie saatuskaaslaseks nii halbadel kui headel aegadel. Kuid jah, ligi 2/3 ajast on sinimustvalge olnud peidus või teda on tulnud varjata. Avalikkusest võidi see keelata ja peidikust võidi see leida, aga sadade tuhandete südameist ei saanud seda mitte keegi ei keelata ega riisuda. Südameis ei olnud see ei avalik, kuigi oli kirjutatud meie nägudele, ega ka varjatud, kuigi seda keegi ei näinud. Ta on olnud võõraste poolt vihatud, kurjade poolt kirutud, hullude poolt hurjutatud, aga meile nii oma ja armas. Ta on meile eriline. Kõik riigid ja rahvad hoiavad au sees oma riigi sümboolikaid, lippu, vappi ja hümni. Imeline Paciuse meloodia liigutab ühtmoodi hingi nii meil kui üle lahe hõimlastel. Meie vapilähedane motiiv tekitab äratundmisrõõmu mitmes Euroopa riigis, kuid lipp on oma. Päris oma kõigi ja kõige kiuste. Ta on püha, aateline ja puhas. Lipu alla on koondunud ja koondutud õnnes ja mures, iseolemise eest võõravõimu, kurjuse ning alatuse vastu seistes. Kas mitte just seepärast pole sinimustvalge meile kõige südamelähedasem? Kas just seetõttu on nii valus ja kohati õõvastavgi vaadata, kui sinimustvalge all selle taustal keegi rahvast lollitada püüab või kahtlase õnnega stsenaariume propageerib? Läbi pika ajaloo on sinimustvalge meid toetanud nii kodus kui võõrsil, nii idas kui läänes, nii avalikult kui vargsi. Alati on ta andnud meile jõudu, süstinud julgust, õhutanud aatelisust ja toetanud tarkust. Soovime, et meie maa ja meretuuled seda lippu veel sajandit helitaksid ning Eestimaa ja ülikooli kohal see lipp lehvida saaks. Soovin Alma Materi nimel kõigile pidupäevalistele ilusat lipupäeva. Aitäh! Austatud linnapea, austatud prorektor, lugupeetud daamid ja härrad. Palju õnne meile kõigile, kelle triipkood on olnud ja on see sinimustvalge lipp, trikoloor ja kõik need 125 aastat. Jah, eestlaste jaoks on sinimustvalge lipp kui triipkood, mis õigel hetkel aitab taastada kogu meie rahva vereringe, liites meid kokku sadade ja sadade kaupa. Meie lipp ühendab meid kui laul. Laul, keel ja lipp on hoidnud ja hoiavad meid rahvana. Aga kindlasti mäletate veel, millist paanikat külvas 3 värvi nõukogude ajal. Mustvalge õhtuülikond, sinine lips või juhuslikult trükipressi sattunud sinine värv. Selliste eksimuste eest võidi karistada. Heal juhul punasele vaibale kutsuda. Kas te oskate endale seda täna ette kujutada, et oli inimesi, kelle tööks oli luubiga otsida sinimustvalget värvikombinatsiooni, et siis sellest kuhugi ette kanda? Kui need meie 3 värvi suutsid tekitada sellist hirmu, siis on ilmselt tegemist mingi erilise väega, värvide väega, võimsa sümboliga. Mu triipkood
on trikoloor. Sinine on meloodia, must on rütm, valge on harmoonia. See on kui püha kolmainsus, sümfoonia. Meie lipp on nagu muusika, kurb ja rõõmus, hinge kriipiv ja meeli ülendav, nagu ookean, nagu meri oma tõusude ja mõõnadega, merelaine alguse ja lõputa. Meie lipp on kui Johan Liivi luuletus. Ma taevasina võtaks päikese särava, võtaks eha, võtaks koidu, sind köidaks sellega. Ja armastuse ma võtaks truuduse, austuse ka ja köidaks sellega ühte sind, kallis kodumaa. Mul on isiklik mälupilt ühe teistsuguse lipuga. See oli vaid 22 aastat tagasi, kui ühes Siberi linnas oli pidulik staadioni kontsert. Orkestrid, bändid, ballett, solistid, tankid. Kui kontserdi lõppedes langetati punalipp, langetasid kõik esinejad pea, laskusid ühele põlvele ja andsid punalipule suud. See järg jõudis ka minuni. Võtsin kangaserva masinlikult kätte, aga veremaitse oli suus. Jätsin selle sundrituaali tegemata. Kogu staadion vakatas. Läksin hotelli, pakkisin kohvrid, sõitsin lennuväljale. Lendasin koju. Aasta oli 1987, muinsuskaitsepäevad, Hirvepark, Vabaduse laulud. Ühel hetkel olid kõrvuti erivanuses erilised inimesed, kes enam ei kartnud, ei tanke, rusikaid ega punast vaipa. Ja siis lõi tuultes taas lehvima trikoloor, kogu meie rahva ühtsuse, kogu meie rahva ühtsuse sümbol. Sirge selja ja selge silmavaatega naisi ja mehi oli kõikjal. Me olime teinud otsuse. Saime uuesti vabaks lauldes sinimustvalgete lippude all ja see värvide vägi puudutas meist igat üht. Trikoloor andis jõudu uskuda vabadusse. Nüüd, täna, 22 aastat hiljem, on mul aga tunne, et oleme selle ühise seose unustanud. Et trikoloorist on just nagu saanud 3 erinevat lippu. Valge neile, kes on alla andnud, must lootusetutele ja sinine neile, kes pole lootust kaotanud. Kas tõesti on juhtunud, et ühtäkki pole lipp ja aated enam tähtsad, et meid on vallutanud mammona kultus ja võimuiha? Ma ei taha uskuda seda. Ma ei taha seda uskuda. Niisama nagu ma ei usu juhustesse ja juhuslikkusesse ühe inimese rajal, pole me ka rahvana juhuste vallas. Me oleme tugevad ja võimsad. Ning lõpuks veel kord triip või trikoloorist kui muusikast. Meie esimese sinimust-valge lipu legendi järgi õmblesid Põltsamaal 3 naist. Emilia Peermann ning Paula ja Miina Hermann. Paula ehk Pauliine Henriette Hermann oli Karl August Hermanni abikaasa. Miina Hermannist sai aga Miina Härma. Ja samas meie rahvuslipp lehvib Pika Hermanni tornis.
on see siis juhus? Sinimustvalges lipus on koos meie minevik, olevik ja tulevik. Hoidkem kokku, sest vaid nii saame me olla õnnelikud omal maal. Meie lipp on meie triipkood, meie muusika, mis hoiab meid. Õigel hetkel aitab ta taastada meie ühise vereringe, liites kokku kogu rahva. Aeg on käes. On jälle aeg see sirgu lüüa ja heita endalt orja rüü. Et loomishoos kõik loodu koos võiks sündida, kui uuesti on Koit, kuninglik Loit, valguse võit, äratab maa. Prii on taevapiir, esimene kiir, langemas me maale. Kõik, murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdun jää, ulatagem käed, ühendagem väed. Nõul, ühisel nõul, ühisel jõul, me suudame kõik. Teist ei olla saagi. Võim, valguse võim, priiuse hõim. Läheme koos. Huulil rõõmu hüüd, näon kaljust käe. Kätte saanud hiid. Usk edasi viib. Taane kiir, Saksmaas on meid. Nii on võiduni jäänud veel üks samm. Lühikene samm. Maa, isade maa, on püha see maa, mis vabaks nüüd saab. Laul, me võidulaul, kõlama see jääb. Peagi vabad Eesti sa näed. Palju õnne, Trikoloor!
Ma olen kõigest 20-aastane ja noor inimene ja niivõrd napilt veel nõukogude aega tundnud. Ja sinimustvalge on terve minu elu olnud tõesti iseenesest mõistetav. Aga praegu minu süda väriseb ja hääl väriseb ja on raske võtta Jaan Bergmanni sõnu ette, et neid teile edasi anda. Eriti pärast sellist esitust. Läbi emotsionaalsete pisarate ma siiski püüan seda teha. Kus on sinu lipp, mis täis ilu lehib, mu armas Eesti isamaa? Kus sulle krooni pähe kehib ta kauni 3 värviga? Kus Eesti rahva rõõmu ehib ta uue võimula? Sääl, Eesti pojad, ärgakeme ja Eesti tütred, tehkem tööd, et eluteela edeneme ning hoolsalt uinutame ööd. Meil ikka tuletagu meele su ehte helesinine, et kindel usk meid eluteele siin maa peal saadab õnnele, et pole seemet silmaveele, miks Eesti pinnalt puudume, sest kuni kestab loodusriigis täis kindlust kõrge taevavõlv, nii kaua kestab rahva liigis täis ausust Eesti rahva põlv, et mustad minevikupäevad ei suutnud rahvast surmata, et Eesti silmad rõõmu näevad veel tulevikus tuluga ja kuumaks armastuses jäävad ja mõistvad ühtlust otsida, et musta kuuba ausast kannab ja Eesti põldu harib eestlane ning tänu kõrgemale annab see tuleb mustal mõttesse. Küll kumab kahvalt mõttekootust veel Eesti põuest palavas, küll õhkab oleviku ootus see üle, mis on tulemas, kuid täide läheb elav lootus, mis süda ihkab salajas, kuid igal kevadisel ajal, kui valgel öölgi haljendab, nii saab kõik uueks Eesti rajal, mis valge meile tähendab. Kus 3 värvi kaulisuses, must, valge, helesinine, kus usk ja lootus armastuses on ühel meelel täieste, kus Eesti rahvas ühenduses kätt annab teineteisele. Sääl Eesti lipp täis ilu lehib ja kroonib Eesti laste tööd. Sääl valmis vili vaeva ehib ja võidab päeva, kõik und ja ööd. Armsad kõik, kes siin sinimustvalges vaimus täna kohal on. 125 aastaga on sinimustvalge lipu geograafia saavutanud oma maapealse maksimumi. Ei ole enam planeedil Maa maad ega merd, kus sinimustvalget poleks heisatud ja tema üle uhke oldud. Ajaloolise esimese sinimustvalge reisipagas on sellega võrreldes muidugi hoopis tagasihoidlikum. Kuid siiski on viimased aastad toonud olulist lisa. Näiteks ajaloolistele peidupaikadele Viljandi ja Tartumaal lisandusid hiljuti esitluskohana Tallinn ja Pärnu. Esimene ja kuulsaim reis, teadagi, on Otepää sõit, mida täna ja homme ka tähistame. On hea ja tubli, et sitke Põltsamaa rahvas omameeste Karl August Hermanni ja Beermannide pere au eest võideldes on lipu teekonnale Tartust Otepääle ja tagasi veel ühe varasema eelloo konstrueerinud. Ja nii ähvardab Põltsamaa muusikakooli praegusest majast ehk kunagisest Leibergi pudupoest kerkida Otepää kiriklaga, mis lipu pühitsemistseremoonia katuseks oli võrdväärne kultushoone. Aga see kõik käibki ühe reliikvia elu juurde. Pühadusest endast pisut madalama klassi pühadus on või tekib ka esemetele ja kohtadele, mis reliikvia endaga on mingil põhjusel, olgu see kas või väga juhuslik,
kokkupuutesse sattunud. Lipu loomisloost Põltsamaal on veel 2 astet ettepoole, 2 ajaloo tagasikerimise võimalust. Esiteks siidikanga tootnud vabrikuni, arvatavasti kuskil väljaspool Eestit, ja teiseks istanduseni või kasvatuseni, kus töötasid need ajaloolised siidiussid, kes küll paraku lõpetasid oma eksistentsi ammu enne, kui nendeni oleks saanud jõuda teadmine nende töö suurepärasest tulemusest. Ei ole täna siin aulas meie peale nõudlikult vaatamas ei Eesti Üliõpilaste Seltsi esimeest Hellatit, vanameest Christoph Beermanni, ei vilistlasi Rudolf Kallast ega Burkhard Sperlinki, ei ühtki neist enam kui 20 mehest, kes meie esimese sinimustvalge lõid ja pühitsesid. Ei ole neid nõudlikult vaatamas ja küsimas, et mehed, kuidas olete hoidnud teie kätte usaldatud aaret. See aeg on liiga kaugel. Meie reliikvia juba liiga vana selleks, et asutajad meilt silmast silma aru saaksid nõuda. Aga kui nad saaksidki, siis meie võiksime neile südamerahus vastata. Auväärt patriarhid, me oleme põlvest põlve teinud kõik, mis meie võimuses. Nii nagu Heinrich Rosenthal 125 aastat tagasi tõotas ja lubas, nii ei ole tänaseni keegi meie lippu võitnud. Kuigi igasuguseid kuradeid on meie vastas seisnud sadade, tuhandete ja miljonite kaupa. Lipp on oma vanuse kohta hea tervise juures ja kindlas kohas oma rahva juures, mis sest, et Eesti ajalukku sekkujad läbi terve 20. sajandi on omalt poolt teinud kõik meie lipu äravõitmiseks ja ärahävitamiseks. Õigupoolest on meie ajalooline lipp, olgugi kõikide riikide ja rahvaste juures, ainulaadse saatuse ja staatusega ju ikkagi noor. Ja meie peame tegema ka edaspidi kõik, et üha uued sugupõlved saaksid meie üle järelevalvet teostavate eelkäijate aina suurenevale hulgale ikka sama viisi vastata. Kõik on korras, meie lippu pole nad võitnud ega võida. Oleks mitte ainult tagasihoidlikkus, vaid lausa häbematus soovida, et teist sama palju veel. Muidugi peetakse kunagi uhkelt ka lipu 250. sünnipäeva, aga see on ju siinsamas käeulatuses. Meie peame mõtlema pikemalt, hoolitsema selle eest, et me ei teeks ühtki valesammu, ühtki liigutust, mis võiks kahjustada lipu võimalust saada 1000-aastaseks, 2000 ja 5000-aastaseks. Selline eesmärgiseade ei ole ebarealistlik, sest maailma vanimad tänaseni säilinud siiditükid on enam kui 2000 aastat vanad ning nad on meieni jõudnud ilma, et keegi oleks nende säilitamise ja kaitsmise eest eraldi kõik see aeg hoolt kandnud. Eesti Üliõpilaste Selts ja Eesti Rahva Muuseum on olnud 100 aastat strateegilised partnerid vähemasti vaimus, kui ka olud ja aeg pole seda praktikas mõnikord parasjagu võimaldanud. Vabaduse aegadel on muuseumis alati mõni EÜS-i mees ka tööl olnud. Me oleme ajanud ühiseid aatelisi asju ja mis oleks saanud juba aastal 1934 olla loomulikum, kui Eesti Üliõpilaste Seltsi otsus oma esimene lipp just Eesti Rahva Muuseumi hoiule ja eksponeerimiseks anda. Meil ei ole mingit põhjust täna oma arusaama muuta. Tartu on lipu sünnikodu ja igavene kodu ja Eesti Rahva Muuseum tema parim hoiupaik. Et EÜS-i värvidest on saanud rahvusvärvid ja riigivärvid, on muidugi igati õigustatud iga Eesti kodaniku ootus kas või kordki elus oma ihusilmaga seda kõige esimest, pühamast püha reliikviat näha saada. Kuna see soov on vägagi kooskõlas Eesti Üliõpilaste Seltsi 8. põhimõttega, mille alusel Selts tahab oma jõude rakendada Eesti rahva ja riigi igakülgse kultuurilise, eriti vaimse ja majandusliku edenemise teenistusse, siis püüab Eesti Üliõpilaste Selts reliikvia abil rahva isamaalist vaimu ka õhutada ja sellele kodanike õigustatud soovile vastu tulla. Aga me teame, et reliikvia hooldamisel ja kaitsel ei ole meile lubatud ühtki eksisammu, silmas pidades aastatuhandete perspektiivi. Seetõttu seisab ajaloolise lipu enam või vähem alaline eksponeerimine 2 ajutise viivituse taga. Esimene neist on Eesti Rahva Muuseumi uue maja valmimine. Seal on sinimustvalge loole tema algusest kuni tänapäevani ja ilmselt siis edasi aegade lõpuni ette nähtud auväärne koht püsiekspositsioonis. Ent kõigepealt peab maja valmis saama ja võib öelda, et Eesti lipu vaenlane on igaüks, kes lipu kodu valmimisele takistusi seab. Olgu ettekäändeks majanduskriis või mis tahes muud poliitilised prioriteedid. Teiseks ei saa me olla oma nõudmistes lipu edasisele kitsamale elukeskkonnale muud kui maksimalistid. Me peame taotlema ja püüdma, et lipu kaitseks oleks rakendatud
eesrindlikem teadus, parim tehnoloogia ja uute otsuste langetamisel arukas konservatiivsus. Mis see tähendab? See tähendab, et lipu edasisel uurimisel ja tema seisundi jälgimisel peab ka edaspidi lähenemine olema rangelt teaduslik, mõõtmine ja dokumenteerimine süsteemne. See tähendab ka, et me püüame hankida igalt poolt maailmast teadmisi ja kogemust võimalikult täiusliku ja turvalise keskkonna loomiseks lipule. Ja see tähendab, et kui eksperthinnangud selle kohta, mitu päeva aastas võib ajalooline reliikvia olla päevavalguse käes nii, et see kangast karvavõrragi ei ohustaks, kõiguvad 4 päevast 4 nädalani, siis meie ettevaatlik valikuotsus saab olla 4 päeva, mitte 4 nädalat. Pigem miinimum kui maksimum. Ja seda kuni järgmise ja parema tõestatud tehnoloogia ilmumiseni. Niisiis, armsad sünnipäevalised, töö on ees ja seda jätkub igaühele, kellele niiskuse, temperatuuri, valguse ja materjali alal, kellele siidiusside elualal. Ja see töö tuleb õigesti teha, olgugi, et tagajärjed jäävad kaugele väljapoole meie teadmiste piire. Tänan. Lugupeetud sünnipäevalised, rääkides Eesti lipu sünnipäevade tähistamisest, peame fikseerima esmalt algsündmuse. 4. juunil 1884. aastal pühitses ja õnnistas Rudolf Kallas esimese sinimustvalge lipu Otepääl. Kõnealune akt toimus salaja 26 eestimeelse haritlase osavõtul ning avalikku kajastamist see ei leidnud. Eesti Lüppetste Selts teadvustas toimunud sündmust, kuid ei tähistanud seda aastapäevana. Miks ei, küsite? Ei olnud ju tavaks akadeemilistel organisatsioonidel tähistama lipu või vapi valmimise, pühitsemise või õnnistamise aastapäeva. Teine põhjus seisneb ka ajajärgus. Nimelt 19. sajandi viimasel 10. läbi viidud venestamine ei võimaldanud sinimustvalge lipuga avalikult ringi käia. Lipu pühitsemise aastapäeva tähistamise traditsiooni puudumine muutis tuhmiks EÜS-i siseselt teamise lipu sünnidaatumist. Peaaegu olematu oli üldine teadmine ka rahvusvärvide pärinemise kohta EÜS-ist. Näiteks vabariigile tunnuslippu otsimisel tõstatus küsimus, miks kasutab EÜS rahvusvärvides lippu. Adekvaatse selgituse saamiseks pöördus Haridusministeeriumi kunstiosakonna juhataja 23. veebruaril 1920. aastal EÜS-i poole ning ligi 6 aega hiljem teatas seltsi esimees, toetudes suulisele pärimusele ning andmetele kirjakogust, et sinimustvalge lipp pühitseti EÜS-i poolt 1884. aastal Otepääl. Kuupäevana märgib ta 26. märtsi. Nagu märkate, eksis seltsi toonane esimees lipu pühitsemise ajal nimetatud daatumi vastu. Aastal 1921 kirjutas ajaleht Vaba Maa, et sinimustvalge lipu on hoopis loonud Johann Köhler. Seda siis 1860. aastatel Krimmi ümberasujatele mälestuseks Eestimaa sinisest taevast, Eestimaa mustast mullast ja lootuseks, et ümberasujad saavad kunagi Eestisse naasta. Niisiis võib väita, et kuni 20. aastate keskpaigani oli lipu sünnipäeva daatumi üldiselt teadmata ning sellest tulenevalt ei olnudki võimalik tähistada lipu sünnipäeva. 20. aastate teisel poolel hakkas teadlikkus Eesti lähiajaloost kasvama ning selgines ka sinimustvalge lipu tekkelugu. Näiteks 30. aastal, kui tähistati Otepääl Maarja kiriku 40. valmimise aastapäeva, siis seal mainiti Eesti lipu pärinemist Otepäält. Lipu ümmargust 50. sünnipäeva aastal 1934 tähistati aga suurejooneliselt juba. Aastapäeva üritused algasid ajaloolise lipu väljatoomisega Eesti Rahva Muuseumist. Sellele järgnes jumalateenistus ülikooli kirikus ja õhtul seltskondlik viibimine seltsi ruumides. Järgmisel päeval, pühapäeval, toimus pidulik aktus
seltsimajas. Seejärel korraldati enam kui 150 mootorsõidukist koosneva kolonniga väljasõit Otepääle, kus avati 2 baareljeefi Maarja kiriku lääneseinale. Peeti kõnesi ning korraldati pidulikke õhtusööke. Siinkohal tahan märkida, et lipu 50. aastapäeva pidustused ei olnud erakordsed. Oli ju 28. aastal meelejäävalt tähistatud Eesti Vabariigi 10. aastapäeva. Aasta varem ka Kaitseliidu 10. aastapäeva. Erakordne oli aga meedia tähelepanu lipujuubelile. Ilmus rohkelt ajaleheartikleid, valmistati raadiosaateid ning kogu lipu sünnipäev jäädvustati kroonikafilmi lindile. Huvitav on märkida, et lipu sünnipäeva teavitust ei olnud suunatud saatkondadele välismaailmas. Eesti lipu 50. sünnipäevast hoogusand riiklik propaganda korraldas 35. aastal hoogtöö lippude massiliseks levitamiseks üle Eestimaa. 39. aastaks oli kampaania oma eesmärgi saavutanud ning 40. aastal lipu sünnipäeval ei märgitud riikliku teavitusprogrammis enam mingisuguseid sündmusi selle koha pealt. Teadagi, peagi alanud okupatsioon katkestas aga sinimustvalge lipu avaliku esinemise Kodu-Eestis. Läänes tähistati lipujuubelit edasi. Eriti suurejooneliselt tähistati Eesti lipu sünnipäeva 75. ja 100. sünnipäeva. Viimane tähtpäev leidis tähistamist ka Kodu-Eestis. Eesti taasiseseisvumisel on tähistatud lipu ümmargusi suurpäevi EÜS-i siseselt. Alates 2004. aastast on 4. juunil järjepidevalt tähistatud lipu sünnipäeva nii Tallinnas kui Otepääl. Kokkuvõtteks. Eesti lipu sünnipäeva pole alati peetud, kuid tänasel pidupäeval on igaühel õigus heisata meie sinimustvalge Eesti lipp ning tähistada tema 125. sünnipäeva. Hea meel on tõdeda, et lipu suuremaid juubelisünnipäevi on tähistatud ning alates 2006. aastast on lipu pühitsemise aastapäev kehtestatud lipupäevana. Tähistagem auväärt juubilari sünnipäeva väärikalt ja meeldejäävalt. Aitäh! Austatud daamid ja härrad, tuul tuleb üle mere, tuul sõnumit kannab, tuul tuleb üle mere. Me suudame vastu panna, me vaenlasi lipp salvaku, su üle Jumal valvaku. Lipu 100. aastapäeva aktusel Jaakobi kirikus Stockholmis kuulsin luuletuse 100 aastat, mille lõpuread andsid lootust. 1984 ei teadnud me veel siin ega et on jäänud veel mõned aastad, kuni sinimust valge taas lehvib Eestis. Kõnet kirjutades küsisin endalt, kas Eesti lipp paguluses oli mulle tähtsam, armsam, olulisem kui täna Eesti Vabariigis. Kas nii saab lipust rääkides üldse mõelda? Eesti lipp on alati tähtis, armas ja oluline. Ei tea, kuid kindlasti oli paguluses kõik teistmoodi. Lipp oli midagi kindlat ja sümboliseeris Eesti Vabariiki. Lipuga seostus nii palju. Kadunud riik, demokraatia, iseseisvus, rahvus, tuleviku lootus, poliitiline võitlus, kultuur, ühtekuuluvus, isamaa armastus. Üks väheseid käega katsutavaid tõendid sellest, et Eesti riik oli olemas olnud ja võib-olla ka lootus, et tulevikus saab riik jälle olema.
Loen, mida Stockholms Tidningen eestlastele reedel 11. juunil 1954 kirjutab Eesti lipu 70. aastapäeva jumalateenistusest Stockholmi Jaakobi kirikus. Kirik oli ehitud noorte värskete kaskedega. Kogunenud ligi 300 pidulikust sündmusest osavõtjat tõusis sinimustvalgete värvide austamiseks püsti, kui lipp jumalateenistuse alguses vägevate orelehelide kõlades kirikusse toodi. Mustades frakkides, valgete kinnastega käes, sinimust valgete laiade värvipaeltega üle parema õle kõndisid lipu ees EÜS-i esimees Ilmar Rebane ja vanematekogu esimees professor Aadu Lüüs. Jumalateenistuse liturgia pidas praost A. Täheväli. Vikaarpiiskop Jotto Lauri jutlustas: tänasel sinimustvalge lipu 70. sünnipäeval peaksime südamest palvetama oma rahva ja maa eest ajaloolise lipu õnnistajate sõnadega. Isamaa, sa helde püha, kuule meie palve häält, meid sa hoidjaks pühitse. Vannutagu sinimustvalge lipp meid võitlema vabaduse ja iseseisvuse poole. Kuid kui unustate oma rahva, siis saab see lipp kohtumõistjaks neile. Ta hoiatab nagu see Moosese kepp, mis muutus maoks, kui ta maha visati. Ootame oma rahvale uut päeva, Jumala päeva. Pärast muresid ja raskusi annab Jumal uue päeva. Ootusega. Peale jutlust sammusid 3 vaimulikku piiskop Jott Kõpp, vikaarpiiskop Jotto Lauri ja praost A. Täheväli pühalikult altari ette. Hingestatult laulis 3-kordne meeskvartett Beethoveni palve ja siis luges vaikses kirikus piiskop Jott Kõpp meie isa palvet. Piiskop tõstis oma käed ja õnnistas lippu ja kirikulisi. Ülal kooril laulis meeskvartett Schuberti püha, siis tõusid kirikulised püsti ühiselt lauldavaks võimsaks lõpupalve lauluks Su üle Jumal valvaku. Rahvas jäi vaikselt seisma, sinimustvalge lipp kanti aualles välja ja oreli järelmänguga oli lipu jumalateenistuse tseremoonia lõppenud. Eesti lipp paguluses oli siiski palju muud kui ülal kirjeldatud ülitõsine pühalik tseremoonia. Lipp oli loomulik osa pagulaste elus. Igas pagulaskodus oli sinimustvalge lipp. Stockholmi Eesti algkoolis oli igal õpetaja laual Eesti lipp. Meie kooli vormis olid lipuvärvid: sinine kleit, must põll, valge krae ja manšetid ja põlsukad. Skaudi ja Gaidi koondustel ja laagrites olid lipud, kooli aktustel ja Eesti majas vabariigi aastapäeva aktustel olid lipud. Tihti sai seista lipuvalves. Kõik oskasime ja ka laulsime kaunistagem Eesti kojad. Laulupidudel ja laulukooridel ja rahvatantsijatel olid kaasas lipud. Poliitilistel demonstratsioonidel olid lipud. Estudel olid lipud. Eesti lipu olemas oli iseenesest mõistetav, aga muidugi ainult oma keskis. Võõraste juuresolekul oli keerulisem. Kõige olulisem pagulaste poliitiliseks ja kultuuriliseks kogunemisteks kujunesid estod. Esimest korda toimus estopäevad 72. aastal Torontos, siis Baltimoores ja 3. esto Stockholmis 1980. aastal, kuhu kogunes 25 000 eestlast üle maailma, välja arvatud Eestist. No siiski ühe erandiga. Veksa ehk väliseestlaste kultuurisidemete arendamise ühing oli kohale saatnud mitmekümnelisest koosneva nõndanimetatud turismigrupi. Üks ilusamaid mälestuspilte Eesti lipust meenub mulle, kui Stockholmi südalinnas juulis 1980 estopäevade ajal lehvisid lipud Kuningalossi ees ja Kungsträdgårdeni pargis, linna peatänavatel Sveavägenil ja Kungsgatanil, igal pool südalinnas. Esimest korda mõistsin, kuidas linn võib välja näha pidupäeval, Eesti pidupäeval. 25 000 eestlast sammus läbi linna pidulikus rongkäikudes, sadade lippude all. Stockholmi südalinna liiklus jäi paariks tunniks suletuks. Aga
Ilusale mälupildile heidab varju väike vahejuhtum, mis tollal kohutasid meid ESTO korraldavas komitees. Stockholmi linnavõimud teatasid, et Eesti riigilipp ei tohi lehvida. Kiires korras õmmeldi kõikidele lippudele, mis lipuvarastes linna peal pidid lehvima, ühte nurka väike ESTO ühingu märk. Nüüd ei pidanud Rootsi võimud enam muretsema Eesti riigi lipu pärast, kuna tegemist oli ju ESTO festivali lipuga. Ja vaevalt, et Eesti lipu pärast oleks Rootsi võimudel tekkinud mure, ilma et Nõukogude Liidu saatkond seda oleks meelde tuletanud. Meenub ESTO viimane päev. Koosviibimine Roland Soopargis, kus suunduti edasi Nõukogude Liidu saatkonna juurde. Stockholmi Eesti Päevaleht kirjutab: ESTO lõpetamispäeval spontaanselt kujunenud üritusest. Nõukogude Liidu suursaatkonda ette jõudes oli meeleavaldajaid juurde tulnud. Istuti saatkonna äärte maha, lauldi Eesti laule, hüüti lööklauseid, paigutati Eesti lipukesi saatkonna maa-alale läbi raudaia ning kinnitati üks lipp saatkonna väravaposti külge. Juunis 1984 pühitsesime lipu 100. aastapäeva. Rootsi läänerannikul Göteborgi lähedal Koitjärvel kogunes 600 inimest lipu 100. aastapäevale. Sinimust valge lipu taasõnnistamine toimus Stockholmis Jaakobi kirikus peapiiskop Konrad Veemi poolt. Kalju Lepik luges luuletuse 100 aastat ja Stockholmi koorid Harri Kiisa juhatusel laulsid Miina Härma Veel kaitse kange Kalev. Jaakobi kirik oli rahvas tulvil, peaaegu nagu jõululaupäeval. Lipu 100. aastapäevaks 1984 oli lipp kui Eesti rahva ja kultuuri ning poliitilise võitluse sümbol paguluses kestnud 40 aastat. Aeg hakkas täis saama, pagulaspõlv hakkas otsa saama, veel mõni aasta ja lipp lehvis Tartus ja igal pool Eestis. Lipp oli koju jõudnud ja pagulased oma osa täitnud. Nüüd lehvib Eesti lipp välismaal Eesti saatkonna ees, saatkondade hoonete ees, veel järele jäänud Eesti majades ja kindlasti ka Eesti kodudes. Ja mul on tohutult hea meel, et saan siin Tartus tähistada lipujuubelit ja ei pea enam paguluses pühitsema Eesti lipu aastapäeva.
Gustav Suitsu Tõsta lipp. Tõsta lipp, las ajakäänul lehvib tõus tuulte väänul, üle mandri, üle vee. Tund on tulnud vannet vandu, et ei iial enam andu ikke alla rahvas see. Tõsta lipp, kesk vaenurägu kerki nagu unenägu, Eesti oma trikoloor. Vaata, vastu ristisõitjaid, uusi maade ja vetevõitjaid astub vägi, vapper, noor. Tõsta lipp, mis kaitsnud isad, matnud muistsed sõjakisad, täitku meie põlv. Omaks maa see saatus juba, tööle määramiseks luba harijale nurmenõlv. Tõsta lipp, et teiste tuluks merel siin ei elu kuluks. Oma plagu kannaks laev, teist, et rahvas see ei orjaks, et ta ise tõuseks, korjaks, mida oma loonud vaev. Tõsta lipp, see lühendagu lahukaugust, ühendagu peremeheks kandimeest. Kaua võõrandatud hõimu, pühendagu punast lõimu maa ja vabaduse eest. Tõsta lipp, see vestku tõotusest, mis kestku sinisega viiratud, musta mulla põimuline, lehvi valge võimuline, tormatud ja piiratud. Daamid ja härrad, minu osa tänasel üritusel on lihtne. Ma pean esitlema ühte raamatut. See raamat on
tänasesse päeva ja siia saali sattunud juhuslikult, aga muidugi sobib ta siia hästi, nii teemalt kui kujunduselt. Kui Toomas Kiho minult mõne nädala eest küsis, kas ma tahaksin täna 4. juunil siin auväärses ruumis oma raamatut esitleda, oli mu vastus, oota, see polegi nii väga minu raamat. Mina olen ta ainult kokku pannud. Aga mõtlesin siis järele ja olin nõus, sest paremat kohta ja hetke selle raamatu esituseks oleks tegelikult raske välja mõelda. Niisiis, minu lugu see ei ole. Ma ei ole seda ka oma loona esitanud. Olengi jätnud ta sünnijärgsesse värskusesse, natuke tooreks, natuke rabedaks ja juhuslikuks, ainult hädapärast motiive sidunud. Nõnda ei ole see raamat mingi õige kunstiteos, kirjandusteos, ei püüagi olla. Sama vähe kuulub ta esialgu filmimaailma. Filmispetsiifika on minu jaoks tundmatu maa, olen vaid kobamisi selle suunas liikunud, püüdnud ette kujutada, kuidas lugu liikuva pildina mõjuks. Aga üldiselt siiski asja kergelt võtnud ja mõnuga. Väikese eneseirooniaga liig lihtsaid filmistampe sisse tuues või neid sisse jättes, kui nad ise tulema kippusid. Kolmas asi, mida mu raamatuke ei ole, on ajalooline uurimus. Olen küll mitme ajaloolasega nõu pidanud ja kirjutamise käigus tekkinud väikesed vead välja rookinud, aga ajaloolisele tõele olen siin-seal üht-teist külge pookinud, mis paneks õige ajaloolase kukalt kratsima. Midagi üldse mitte ajalukku, vaid siiski hoopis kirjandusse või filmi puutuvat. Ja ometi tundub see raamat mulle oluline ja tähenduslik. Tähenduslik on eelkõige lugu, millele kõik muu toetub. Elmar Salumaa jutustus. Kirjutasin selle 2008. aasta alguses Postimehele artikliks, just nagu vastu tahtsi oma kodaniku kohust täites, et asja kaelast ära saada, kellegi teise kaela, kes teaks, mida selle looga peale hakata. Aga siis kutsus ootamatult lai vastukaja tollele artiklile mind korrale. Võtsin ja tegelesin uurimise ja kirjavahetusega mitu kuud ning olen nüüd jälle valmis lugu järgmisele kirjutajale üle andma, mõnele õppinud stsenaristile näiteks. Miks siis see lugu minu arvates nii oluline on? See on lipulugu, meie lipulugu. Tegelikult ainuke, mis meil on ju ka väike armas lookene lipu sünnist, Karl August Hermanni abikaasast ja noortest Eesti tüdrukutest, kes Jaakobi mäel sinimustvalget siidilippu õmblesid. Aga see on siiski ainult pilt, magusavõitu pildike koolilastele jutustada. Midagi nii jõulist kui näiteks Taani lipu taevast alla sadamine või karutapp ja veri Läti lipul meil seni ei olnud. Nüüd on. Ning tänu sellele raamatukesele, ka mitte enam üksnes kitsa ringi teada hoitud, nüüd on meie lipul oma kirja pandud lugu. Muidugi see meie lipulugu ei ole mingi muinasjutt. See ei ole tegelikult ka mitte sugugi ilus lugu. Hõlmab kohutavaid aegu ja olukordi, massimõrvu ja peategelase enesetappu. Ent seal on vägi sees, liikumine ja jõud ja müstiline sügavus. Ja midagi on temas veel, midagi väga olulist. Nimelt on see lugu nii laias laastus ka tõesti sündinud. Tõesti sündinud lipulugu. Tänan tähelepanu eest. Ja nüüd on selle raamatu toimetaja ja kirjastaja Tiit Pruuli mulle ülesandeks teinud juhatada teid kõiki, daamid ja härrad, tagasihoidlikku pidulauda seal tagapool.